Tere, armsad inimesed ja tere jälle. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja tere tulemast Valguse kanalile. Ja täna on teine osa sellest videost, mille pealkiri oli Tulevikumanifest, sest paljud on küsinud ja see jäi mul tookord käsitlemata, et me eelmises osas rääkisime sellest, et millist maailma me tahame kogeda inimesena, terve inimkonnana, aga kuhu jääb siis meie endi isiklik tulevik või isiklik maailm, et kas see tuleb siis nad kõrvale jätta, kas neid unistusi ei tohiks enam unistada või ei pea enam unistama, siis minu vastus on, et peab ikka, et me peame igal hetkel, iga meie sekundiga, iga otsusega me valime oma tulevikku ja manifesteerime läbi selle, mida me hetkel välja kiirgame. Ehk siis ma alati kursustel ka räägin, et meie elu sõltub ainult sellest, millist energiat me igal hetkel välja kiirgame. Ja see, kui me teeme seda teadlikult, siis me saame luua ka omale tulevikku teadlikult sellist, mida me tahame. Ehk siis enda isiklikku elu tuleb täpselt samamoodi manifesteerida ja mida rohkem meid on, seda kiiremini inimkonnana saame me sellise elu, millest me unistame. Ehk siis läbi selle, et me manifesteerime nii inimkonna tulevikku kui ka oma isiklikku tulevikku, läbi millega seoses me saame tunda ja kogeda seda õnnetunnet, siis läbi selle meil on vastutus ka enda unistamise ees, ütleme enda unistamiste juures kogu inimkonna ees ja meie kõigi tuleviku ees. Ja siinkohal ma teen teile ühe sellise näidismanifesti, mis on minu isiklike asjade manifest, et see on nii lühemaks kui ka pikemaks ajaks. Ja lühema ajaline siis manifest. Mina, Kaia-Liisa Reinut, manifesteerin oma isiklikku ellu selliseid asju nagu armastust, rõõmu, kergust, harmooniat, küllust, inspiratsiooni ja innustust, kirge, õnnestumisi ja nendega kaasnevat rahulolu, suurepärast vaimset ja füüsilist tervist, elujõudu ja oma väe täielikku kasutamist, naiselikkust, mõtteselgust, võib-olla üks tähtsamaid asju, mis praegu tuleb, julgust elada ja väljendada ennast täiesti vabalt. Julgust vabaneda kõigest sellest, mis ei teeni enam minu kõrgemat hüvangut ja edasiliikumist. Astuda julgelt sellesse ametisse, mida minu hing on valinud selleks eluks. Suurepäraseid inimsuhteid, koostööd ja põnevaid koostegemisi sarnaselt mõtlevate inimestega. Armastust ja hellust, armastust ma enne juba ütlesin. Huumorit ja mängulisust, seksi, lapsemeelsust ja täielikku vabadust, vabanemist kõikidest hirmudest minu elus. Et see siis oli, küllap see täieneb, aga esialgu, mis ma kirja panin, siis tulevikumanifest pikemaajaliseks perioodiks on siis selline, et mina, Kaia-Liisa Reinut, saan olla kaasloojaks inimkonna täieliku õitsengusse viimisel nii Eestis kui mujal maailmas. Teen tihedalt koostööd erinevate valgustöötajatega üle terve maailma ja sealhulgas maaväliste olenditega, et viia maa viienda dimensiooni sagedusele ja täielikku õitsengusse. Mul on alati võimalus ja ma tegelen endale meelepäraste tegevustega, milleks on kivid ja kristallid ja kõik nendega seonduv. Tervendamine ja õpetamine, raamatute kirjutamine ja videote salvestamine,
fotograafia, joonistamine, klaveri mängimine, meisterdamine ja võib-olla minu selline viimase aja kõige suuremat kirge ja rõõmu tekitav asi, reisimine. Ja reisimisele ma manifesteerin lisaaega ja finantse. Veel ma manifesteerin, et minu eluajal on võimalik peatada vananemine, füüsilise keha tervis ja taastada enda vanus mulle meelepäraseks vanuseks. Ja mina valin olla füüsiliselt kehalt 33-aastane Kaia-Liisa. Ma suudan vabalt ning kergusega kasutada selliseid oskusi nagu telepaatia ja telekinees ja ma saan enda käsutusse kõik selgelt nägemise viiside kogu potentsiaali. Minu ühendus valgustiimiga on ehe ja otsene ning ma saan ühenduses olla oma galaktilise perekonnaga. Ma saan rakendada kogu oma elu ülesannet kogu oma potentsiaaliga. Saan elada elu armastatuna ja aktsepteerituna. Saan elada vabalt ja sõltumatult ja täielikult. Vot selline oli minu tuleviku manifest, isiklik ja mina soovitan teil teha samasugused asjad. Lisaks sellele muide, mida ma üles ei lugenud, sest see on väga pikk lugemine oleks. Ma olen võtnud endale sellise toreda märkmiku, kus ma olen märkinud ära teemade kaupa ja kirja pannud kõik oma unistused ja siin on sellised sektsioonid minu elu unistuste ja soovide nimekiri. Ja siin on sellised sektsioonid, see ei ole minu isiklik väljamõeldis, need sektsioonid, selle ma ühel väga toredal koolitusel osalesin. Sektsioonideks on reisimine, seiklused, siis on edasi raha teenimine, siis on edasi äriline tegevus, siis on mida ma tahan omada. Edasi on heategevus, väga oluline asi, eks ju, sellest me oleme rääkinud. Mida tahan õppida? Oi, mina olen siia pannud erinevaid keeli, hispaania, prantsuse, saksa keel ja geoloogia. Kui ma olen gemoloogiat õppinud, siis ma tegelikult tahaks ka geoloogiat osata. Siis isiklikud unistused. Kes ma tahan olla? Kes ma tahan olla? Füüsilised unistused, millist keha ma tahan, millised minu füüsilised võimed ma tahan, et oleks. Ja siis väga oluline asi, vaimsed unistused. Ja ma olen siia kirjutanud paar asja, loen teile ette. Olen tänulik iga oma päeva ja kogemuse eest. Ma elan külluses iga oma elupäeva, iga hetke. Ja muide, selle ma olen pannud ka enda, selle lause, näete, mul on telefoni, kes seda külluse manifesti Facebooki lehel on vaadanud, siis sama pildi ma panin sinna tuleviku manifesti ja see lause siin, ma elan külluses oma iga elupäeva, iga hetke, see on mul siin, ma vaatan seda iga päev ja seega manifesteerin seda pidevalt. Ja siis järgmine teema ja viimane teema on siis pere ja lastega seoses olevad unistused. Et kindlasti on neid teemasid veel ja veel, aga minul on see märkmik, mida ma siis kaasas kannan, loen seda ja sealt siis sinna kirjutan juurde täpselt siis, kui tuleb midagi, mida sinna üles kirjutada. Et ma selliseid detaile, et millist elu ma tahaksin elada konkreetselt, et millises majas elada ja kõik need on mul siin selles asjas kirjas, et ma ei hakka praegu need ette lugema. Aga oluline asi on teil selles mõttes mõtelda, ja võib-olla kõige tähtsam küsimus siin maailmas, mis te peaksite endalt küsima ja seda mul on mitmel kursusel, muide on seesama küsimus sees, mis paneb inimesed tavaliselt ikka väga kõvasti mõtlema. On see küsimus, millele peaks vastama selle oma unistustele kirja panekul, on see, et millist elu sa tahaksid elada, kui sul oleks mitte ühtegi hirmu.
mitte ühtegi. Ja selles vastuses peaksid sa välja jätma absoluutselt kõik teised inimesed, kaasa arvatud oma lapsed, oma pere, kõik sõbrad, tuttavad, kõik oma tööd ja muud asjad tegemised, vaid sina üksinda, sinu hing, millist elu sa tahaks elada, kus sa tahad elada, kellega sa tahad elada, kui kaua sa tahad elada, mida teha, mida tunda, kõik see asi, vot see on just see asi, mida tuleb kirja panna nüüd praegu, et enam ei ole aega oodata sellega, sest varsti on meil käes aeg, kus me saame elada ilma hirmuta ja siis meil on, selleks ajaks peaks olema manifesteeritud juba see, mida sa tahad siis sellel elus kogeda. Nii et see oli siis tänane selline lühem video Külluse kanalil ja õige varsti uute teemadega, nagu ütlesin, alati on mitmed teemad juba ootamas, mis on tulnud nii läbi minu kui ka läbi teiste valgustöötajate, millest ma teen siis kokkuvõtteid eesti keeles, et kõigil oleks võimalus sellest infost osa saada. Nii et tänaseks mina lõpetan ja peatse kohtumiseni juba Valguse kanalil. Nägemist!